Donald Trumpi visiidi esimene päev Hiinas on läbi ja see on juba toonud palju ootamatuid üllatusi. Ühelt poolt kiidab Donald Trump kohtumist Xi Jinpingiga ja ütleb, et mõlemad pooled on nõus, et Iraaniga tuleb midagi ette võtta, et Hormuzi väin peab olema avatud ja üldse peab maailmakaubandus olema vaba. Teiselt poolt ei ole me seni kuulnud konkreetseid vastuseid võtmeküsimustele, mille pärast Trump üldse Hiinasse tuli ja mis ta võttis kaasa 17 suurimate USA ettevõtete tippjuhti. Küll aga kuulsime varjamata ähvardust. Hiina liider Xi Jinping ütles otse Donald Trumpile silma vaadates, et USA ja Hiina võivad minna avatud sõtta Taiwani pärast, kui Trump ei tee järeleandmisi. Lisaks kutsus Hiina liider Trumpi üles ühiselt pingutama, et riigid ei satuks tukiididesse lõksu. Ja nüüd ma selgitan, mida selle all mõeldakse. Võtame kokku Donald Trumpi ametliku visiidi esimese päeva Hiinas. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Pitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Donald Trump ja Xi Jinping kohtusid täna Pekingis. Varahommikul saabus USA president Pekingi Tiananmeni väljakule, kus tal algas kohtumine Hiina juhiga Xi Jinpingiga. Hiina juht tervitas USA presidenti käepigistusega, näidates kohe, kes siin peremees on. Xi Jinping ei lasknud demonstratiivselt Donald Trumpi kätt lahti. Ja ta hoidis seda kaua, et panna Trump närveerima ning tal see õnnestus, sest Trump hakkas veidi nihelema. Trumpi reisil saadavad teda otseselt tema riikliku julgeoleku ja majanduse meeskonna liikmed, sealhulgas USA välisminister Marco Rubio, Pentagoni juht Pete Hegseth, kaubandusesindaja Jamieson Greer ja USA rahandusminister Scott Bessent. Lisaks Trumpi administratsiooni esindajatele osalevad üritusel ka ettevõtete tegevjuhtide delegatsioonid, sealhulgas Jensen Huang Nvidiast, Tim Cook Apple'ist ja loomulikult on ka Elon Musk kohal. Üldised läbirääkimised käivad ja esimene asi, mida Xi Jinping ütles Ameerika presidendile Pekingi rahvakoosolekute suures saalis, polnud seotud ei kaubanduse ega Iraaniga, vaid Taiwani ja suure sõjaohuga. Ja ta ütles seda nii, ma tsiteerin edasi sõna-sõnalt, ametliku Hiina avalduse järgi. Kui see küsimus lahendatakse õigesti, võivad kahe riigi vahel tekkida kokkupõrked või isegi konflikt, mis seab Hiina ja Ameerika suhted tervikuna väga ohtlikku olukorda. Jah, sõbrad, Xi Jinping haaras kohe initsiatiivi ja näitas, et just tema määrab päevakorra ja pöörake tähelepanu, milliseid mõisteid kasutab Xi Jinping. Kokkupõrge või isegi konflikt. See ei ole diplomaatiline eufemism. Ei, see on otsene hoiatus. Otse ametis olevale USA presidendile. Ja oluline mõista, et see ei ole esimene kord. Siinkohal tuletan meelde, et Xi Jinping ütles juba midagi sarnast eelmise aasta juunis telefonikõnes Trumpiga. Aga siis oli see telefoniteel, nüüd aga otse isiklikult Pekingis, ajaloolise tippkohtumise esimestel minutitel kahe suurriigi liidrite vahel. Peking soovis, et kogu maailm seda kuuleks ja kogu maailm kuuliski seda. Hiina ähvardab USA'd sõjaga, kui Trump lahendab Taiwani küsimuse kuidagi valesti. Sisuliselt tahab Xi Jinping, et Trump mõistaks. Taiwan on küsimus, mis võib kas tugevdada või hoopis lõhkuda Ameerika-Hiina suhted. Ja tema üleskutset Trumpile olla eriti ettevaatlik ei tohiks alahinnata. Kuid siin lisan ühe väga olulise detaili. Valge Maja versiooni kohaselt ei mainita kohtumise kokkuvõttes Taiwani üldse. See tähendab, et kaks liidrit ei jõudnud selles küsimuses mingile olulisele konsensusele. Xi Jinping rääkis, Trump kuulas, kuid ei lubanud avalikult midagi. Ja see on juba iseenesest vastus. Nüüd vaatame, miks on Taiwan praegu päevakorras nii teravalt esile. Taiwan jälgib purelikult Trumpi tippkohtumist Hiinas, sest kaalul on $14 miljardit Ameerika relvatehingutes. Asi on selles, et Trump ütles enne Washingtonist lahkumist ajakirjanikele, et ta kavatseb arutada relvamüüki Taiwanile Xi Jinpingiga. See on täiesti pretsedenditu. Ükski Ameerika president enne teda ei ole avalikult teatanud, et ta kavatseb Pekingiga arutada sõjaliste tarnete küsimust Taipeile. Kordan veel kord, see on sama, kui Trump ütleks, et ta räägib Putiniga ja arutab temaga, millist relva Ukrainale müüa. Või räägiks Iraani juhiga sellest, millist relva USA võib Iisraelile müüa. Reaktsioon Taiwanile, ilmselgelt on see ärevus.
Teiseks, Ameerika sõjalised varud on Iraaniga peetava sõja tõttu kriitiliselt ammendunud. Ja täna kirjutab strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. Tsiteerin. Ameerika arsenaalite kriitiliste laskemoonade kogus ei ole enam piisav, et seista vastu sellisele vastasele nagu Hiina ja varude taastamine sõjaeelsele tasemele võtab aastaid. See tähendab, et kui Hiina otsustab praegu Taiwani suhtes tegutseda, peavad USA vastama tühjade ladudega. Peking saab sellest aru, Xi Jinping teab seda. Ja Trump teab seda samuti. Sellest tulebki selline ettevaatlikkus avalikes sõnastustes. Ja kolmandaks, Taiwan valmistub ise halvimaks. Opositsiooniline Taiwani parlament kiitis heaks täiendavad kaitsekulutused $25 miljardi ulatuses. Tundub palju, aga tegelikult mitte. See on vähem kui valitsus taotles. Nemad küsisid 40 miljardit. Aga see fakt ise on kõnekas. Taip ei looda enam ainult Ameerika julgeoleku garantiidele. Nad hakkavad rajama oma enda kaitsevõimet. Nüüd Iraani kohta, sest ilma temata ei saa muidugi aru ei Trumpist ega Xi Jinpingist. Nagu ametlikud allikad teatavad, leppisid Trump ja Xi Jinping kokku järgmises. Hormuzi väin peab jääma avatuks energiaressursside vabaks liikumiseks. See on muide esimene konkreetne ühine avaldus kahe liidri poolt Iraani teemal. Ja kohe oluline detail. Xi Jinping avaldas huvi Ameerika nafta ostmise vastu, et vähendada Hiina sõltuvust Hormuzi väinast ja eelkõige Iraanist. Ütlen lihtsamalt. Hiina ütleb Trumpile, et hästi, me võime avada Hormuzi väina. Me avaldame Iraanile diplomaatilist survet, aga andke meile oma naftat. Ja arvestades, kuidas Hiina kaupleb, hakkab ta nõudma suuri allahindlusi. Ja tuleb tunnistada, et see on geopoliitiline kauplemine, millest võivad võita mõlemad pooled. Kui see plaan teoks saab, siis tuleb siin au anda Donald Trumpile. Lõpuks ütles riiklikul banketil Xi Jinping, tsitaadi. Ameerika-Hiina suhted on maailma tähtsaimad kahepoolsed suhted ja riigid peaksid olema partnerid, mitte konkurendid. See kõlab muidugi hästi, aga täpselt samamoodi on see kõlanud iga tippkohtumise eel viimase 20 aasta jooksul. Ja siis tulevad detailid, läbirääkimised ja selgub, et sugugi kõik pole nii sujuv. Ja just siin läheb asi veega huvitavamaks, sest Xi Jinping tõstatas täna tukiididese lõksu teema. See on selline ajalooline printsiip, mille kohaselt tõusev riik ja langeb või taanduv riik jõuavad peaaegu vältimatult sõjani. Just seda Xi Jinping Trumpilt küsibki, kas USA ja Hiina saavad seda lõksu vältida. Hiina on kindel, et USA on languses, aga nemad liiguvad kindlasti ülespoole. Ja Xi Jinping ütleb, et me võime valida teise tee. Aga selleks peate taustama meie punaseid jooni, eelkõige Taiwani küsimust. Ja kuigi see võib kõlada kummaliselt, on Trump juba öelnud, et kohtumine oli uskumatult kasulik. Kuigi peamine osa just äriläbirääkimistest kaubanduse ja Hiina turu avamise üle Ameerika ettevõtetele seisab alles ees. Aga Trump on juba kutsunud Xi Jinpingi 24. septembril Washingtoni. Mis siis on esimese päeva tulemus Donald Trumpi visiidi ametlikust osast Hiinasse? Rõhutan, Donald Trumpi ametliku visiidi osast Hiinasse. Kaubanduslepingud on välja kuulutatud, kuid üksikasju pole avalikustatud. Iraani kohta tehti ühisavaldus Hormuzi väina kohta, mis on juba iseenesest märkimisväärne. Taiwani osas konsensust ei saavutatud, kuid küsimus muutub üha teravamaks. Kuigi Trumpil on varrukas üks kavalkäik, Xi Jinpingile tehtud järeleandmine võiks väljenduda mingisuguses kriitikas Taiwani või Taiwani presidendi aadressil või vaikivas nõusolekus mitte edasi viia järgmist suurt kavandatud relvamüügipaketti. Kuid see oleks Ameerika jõu kokkuvarisemise alguspiirkonnas. Läbirääkimised jätkuvad ja me saame tulemustest teada juba tegude, mitte sõnade järgi. Kuid samal ajal on ka Hiina liidri sõnad üsna kõnekad, sest ta võtab Donald Trumpi selgelt vastu jõupositsioonilt, mitte nõrgana. Just sellepärast jälgib kogu maailm praegu seda tippkohtumist. Vaatame, mida Trump hakkab rääkima, kui ta koju tagasi jõuab. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head, jätkub.